Head külalised, Eesti riik on väga tänulik oma kodanikele ja läbi selle 20 aasta on Järvamaal olnud riigi esindajaks maavalitsus eesotsas maavanemaga. Ja ma olen palunud täna siia väikestele meenutustele meie endised maavanemad. Ja ma paluksingi kõigepealt siia Arvo Sarapuud. Nii, Arvo Sarapuu oli Järva maavanema aastatel 1989 kuni 1997. Nii nagu need aastaarvudki ütlevad, oli see väga-väga keeruline aeg. Aitäh, lugupeetud maavanem. Head eilsed ja tänased kolleegid, kallid sõbrad. No see aeg on ju selline, et inimestega teeb aeg üldse väga palju kõiki igasuguseid muutusi. Ja need muutused on sellised, et ma olen viimastel päevadel jälginud üsna palju, mida kirjutatakse ja mis on siis avalikus ruumis nähtav. Ja kangelasi sünnib iga päev. Uskumatu. Vaatan, et mida aeg edasi, seda ei teadnudki, et mõni vend oli sellel päeval hullult kõva ja mõni vend oli hästi tragi ja nii tubli ja nii võimas, et ma usun, et 10 aasta pärast on väikses Eesti riigis hästi palju kangelasi. Tegelikult. Ja tegelik pilt oli see, et me tegime kõik tol korral oma igapäevast tööd. Meil oli kange tahtmine ehitada üles oma riik, mida tänaseks on ka edukalt kõik ju teinud. Ja keegi ei olnud, sellel hetkel vähemalt ei tunnetanud, et Jumal teab, mis asjadega nüüd ja mis suurte asjadega tegeldakse, vaid et ilmselt siis aja möödudes ja aja mõõtes inimene muutub väga suureks. Aga ühte asja ma kõigepealt tahaksin öelda küll. Et ma ei tea, Tiina, mitu minutit mulle antakse? 7. Et ühte asja ma tahaksin küll öelda kõigepealt, et tõenäoliselt see meie kõigi jaoks, see aeg, kus me täna elame ja oleme, on niisugune, mida kellelgi teisel ei õnnestu korrata. Mitte sellepärast, et me ise seda elu elame, vaid et me oleme näinud nii mitut riiki, nii mitut aega, nii pöördelisi, nii palju pöördelisi sündmusi, et kõigepealt oleme õnnelikud selle üle, et me oleme elanud ühes nii huvitavas ajas ja ruumis. Teine on muidugi, mis Tiina mulle varem helistas, ütles, et võib-olla tekib juhus, et saab paar sõna öelda, siis teine asi, mis ma tahtsin öelda tookordse maavalitsuse ja omavalitsusjuhtide kohta. Et tolle aja maavalitsuse inimesed, see on ka täna nii, aga just tolle aja inimesed olid oma valdkonna kõige paremad ja tuvlimad inimesed. See oli uskumatu, kui ma tagasi vaates mõtlen, et kui hästi ja kui tublilt ja kui palju teadmisi ja oskusi oli nendel inimestel, kes sellel hetkel sellest riigist, mille kogemused ja teadmised meil kõigil olid, viisid inimesed sellesse riiki, kus me oleme siis täna ja mille kogemusi ja teadmisi ei olnud ju mitte kellegil. Järgmine asi, mis ma tahan öelda see, et igaüks nendest, kes sellel hetkel nii tragilt toimetas, mõtles ikka eeskätt selle peale, et kuidas oma kodukoht, kuidas oma vald, ma mäletan, kuidas see valdade ülesehitus oli selline, et külanõukogudest, millest pidid omavalitsused saama, ei olnud rohkem, kui ei olnud seal arveldusarvet, ei olnud seal töötajaid, ei olnud seal praktiliselt mitte midagi. Kuidas igaüks
tahtis, et tema sellest kodukohast ja tema sellest tegevusest tekiks üks suur ja võimas omavalitsus. Väga pikalt võiks sellest kõigest rääkida. Ise oleme ju kõik osalised olnud. Ise teame täpselt, kuidas keegi ja mida keegi ja mis mõtetega toimetas. Tänasesse päeva jõudes ma alustasin natuke võib-olla naljakalt. Väga naljakalt ei taha lõpetada. Tänases päevas mõtled, et kas väikesel riigil saab nii olla, et me oleme kõik selle ameerikaliku üle võtnud. Et meil on head ja halvad, meil on õiged ja valed, meil on võitjad ja kaotajad, meil õiged võivad teha kõike, valed mitte midagi. Ehk tegelikult ütleme see, et seda informatsiooni, seda asja, mis meil kogu aeg ümberringi nii palju tekib, seda on nii palju, et tõesti Ameerikas on see stiil, et inimestele öeldakse ette, mis on õige ja vale. Inimestele tehakse selgeks, et kuhu poole liikuda või mitte. Inimestele tehakse selgeks läbi tohutu massimeedia. Ja inimene, kes ei suuda kõigest selles orienteeruda, aga pole ka aega ja pole ka tahtmist ja võimalik, et pole ka alati asja, usub seda kõike. Kõige lõpuks, uskuge oma südame häält. Uskuge tegelikult seda, mis su enda süda tunneb ja ütleb. Uskuge seda, et sa oled ju läbi mõtlenud kõik palju asju, mille juures osaline ja tegelane sa oled olnud. Ja ma väga tänan kõiki teid, kellega mul koos on olnud suurepärane võimalus elada nii imepärasel ja huvitaval, samamoodi aga väga keerulisel ja raskel ajal. Me oleme kõik ilusti sellest välja tulnud ühel või teisel moel. Ja meie kohus on edasi anda noorematele inimestele see teadmine, see mõistmine, see arusaamine maailma asjadest, mis tundub meie enda südamele õige. Lähme siis seda rida. Aitäh! Aitäh esimesele maavanemale, härra Arvo Sarapuule, nende sõnade eest. Aastatel 1998 kuni 2003 oli maavanemaks härra Teo Aasa. Ta tuli maavanema ametisse Türi linnapea kohalt, tugeva omavalitsusjuhina, kes oli ka omavalitsuste loomise juures. Palun, Teo. Head endised ja praegused kolleegid, kallid võitluskaaslased 20 aastat tagasi. Kui Arvo rääkis siin nagu üldisemat juttu, siis võib-olla mina meenutaks natuke tõesti lühidalt neid aegu 20 aastat tagasi. Ja tegelikult ju päris alguse sai ju Eestimaa, Eesti riigi taastamine 1989. aastal, kui olid kohalikud valimised. Selle üle võib küll öelda, et kas nad olid demokraatlikud ja vabad, aga vähemalt meie omavalitsustes, kaasa arvatud Türi linnas ju kõik said kandidaat üles panna ja mingit kompartei kontrolli enam ei olnud. Ja siis valiti volikogudesse küllaltki palju uusi inimesi, kellel ei olnud ei kogemust täitekomitee töödes ja kes tahtsid tõesti palju ära teha ja hästi kiirelt luua Eesti riiki seal rohujuure tasandil, valla, linna tasandil. Ja mul õnnestus siis tõesti saada Türi linnapeaks. Ja kui ma olin tulnud päris demokraatlikust, sõbralikust kollektiivist, kus oli otsustamine ja vastutus oli paigas, ja tulin Türile täitekomitee esimeheks, oma sõnade järgi ikka linnapeaks, kus ei olnud oma arvet, oma raha ja palka käisime saamas kõik riburada pidi Pika tänava teise korruse
raamatupidaja käest, seisime rivis nagu vaesed patused seal, siis oli tunne, et aitab. See süsteem tuleb ära lõhkuda ja tuleb teha tõsine omavalitsus. Aga see nii lihtne ei olnud. Isegi pangas ei saanud Türi linn omale arvet avada, sest öeldi, et ei ole nagu miski või keski. Ja Ruisu Tiidu abiga ja üldse maavalitsuse rahva abiga sai tehtud üks ajutine põhimäärus, kus sai sisse kirjutatud, et Türi seadused on ülemuslikumad Nõukogude Liidu seaduste eest. Ja see läks isegi läbi. Ja me saime oma arve ja saime ka väheke raha sinna peale ja saime hakata juba natuke linnana tegutsema. Aga üks põhjus oli ka muidugi see, et kui saime siis nende paberite juurde, kuidas on jagatud kappmahutusi, kuidas remondirahasid, siis Paide linn on küll pealinn ja ärge pahandaga, aga tookord oli mitte 2, 3, 4 korda, vaid mõni asi üle 10 korra Paide kasuks, kuigi näiteks tänavate pikkus on nii Paides kui Türil 1 ja minul kui põlise türilasena ei olnud see väga meelt mööda. Siis oli vaja kähku teha valmis linna põhimäärus ja arengukava, sellega saime hakkama. Ja siis oli üks tõsine kokkusaamine Türil kultuurimajas, kus Arvo Sarapuu oli oma meeskonnaga väljas. Ja ka meie Türi linnast oli oma meeskonnaga väljas. Finantside juht Tähve Milt, kultuur, haridus, sport Kaarel Aluoja, inseneri poolt Enn Mäger, vallasekretär Lugna Margit, linnasekretär, ma olen juba nii valla sees juba mitu aastat. Lugna Margit ja mina ja kui me olime siis seal, vastas olid loomulikult Enn Sokk, Andres Taimla, Brüssel Aivo. Ja kui olime siis seal tõestanud, et me oleme tõesti tublid mehed, siis Arvo Sarapuu ütles kuldaväärt sõnad, et jah, Türi on valmis. Temal võib hakata nüüd kohustusi üle andma. Ja võib-olla siis oligi üks keeruline periood, kus anti haridus, kultuur, sport, kommunaal, soojad, trassid, soojus, kõik üle, mis tuli üle võtta piiratud rahaliste ressursside juures. Aga praegu ka müts maha nende maavalitsuse spetsialistide ees, kes väga objektiivselt, ausalt jagasid ära need varad, koolimajad, aga põhimõtteliselt ka oma töö. Sest nemad olid maavalitsus need juhid, aga nad andsid need üle oma valitsustele. Ja siis võib öelda, et omavalitsused said hakata nagu tõsiselt haldama ja ka mõnes mõttes valitsema, kui olid üle võetud objektid, olid võetud tööle inimesed, kuigi jah, ikkagi jälle piiratud ressursside juures. Aga nüüd mõni sõnaga 20 aastat tagasi. Ma olin päris tihti koos maavalitsuse rahvas ja omavalitsuse juhid seal samas Pika tänava teisel korrusel ja väga tõsiselt, konstruktiivselt arutasime, mis siis saab, kui tulevad tankid, mis siis saab, kui tuleb putsivõim. Kelgo Villem hüppas jälle vahepeal tuppa, ütles, et ei ole veel Tapa poolt kedagi tulnud. Aga mingi liikumine käib. No mida teeme siis? Aga ma ütlen veel kord, ei maavanem, ei maavalitsuse liikmed, ei omavalitsuse juhid ei paanitsenud. Me väga konstruktiivselt arutasime, võib-olla mõni tundis hirmu, mõni vähem. Aga arutasime, et allumatus, tippjuhid, selles mõttes vallavaneid, linnapead võtsid pitsatid, peitsid ära, trükimasinad ja läksid minema. Võib-olla praegu mõtled lapsik, aga tol ajal, et lihtsalt juht ei ole ja ei saa korraldusi käske anda. See oli 20 aastat tagasi, läks õnneks kedagi represseeritud. Praegult küsitakse ikka, et kas me sellist riiki tahtsime. Ma arvan, et meil on hästi läinud. Ma olen paratamatu optimist ja arvan, et meil ka tulevikus läheb hästi. Kuigi on olnud tagasilööke. Järvamaa ei ole enam see Järvamaa, mis 10 aastat tagasi. Lehtse on kahjuks ära läinud,
kui me tookord olime kõige tasakaalustatum maakond Eestis, siis paraku on ka siin probleeme ja 2 valda on olnud maksudega raskustes. Ma ei ütle, et siin keegi süüdi on, vaevalt need ongi need protsessid, mis tuleb läbi elada, läbi olla. Ja ka teatud ajal peavad nähtavasti osa meie poegi ja tütred minema mujale tööle. Aga ma arvan, et asi paraneb ja oleme uhked selle üle, et me elame oma riigis, me räägime oma keelt. Ja meil, kes me oleme natuke vanemad, on tegelikult päris palju meenutada ja ka mõnes mõttes uhkust tunda, et sai olla selles protsessis osaline. Aitäh teile ja ilusat pidupäeva ja kõik head. Aitäh! Teo Aasale meenutuste eest. Ja nüüd ma palun siia järjekorras 3. maavanema Üllar Vahtramäe, kes oli siis maavanem aastatel 2004 kuni 2009. Ka Üllaril on tugev omavalitsuskogemus, olles Kareda vallavanem väga pikki aastaid ja samuti Järvamaa Omavalitsuste Liidu esimees. Palun! Head kolleegid, head sõbrad. Nii nagu eelkõnelejad, ka mina läheksin esialgu 20 aastat ajast tagasi. Meenutaks mõnda fakti ja sündmust sellest ajast. Jah, 20 aastat tagasi olime me hoopis teistsuguses olukorras ja hoopis teistsuguses arvamuses, kui me näiteks oleme täna. Tol ajal luges kõige tähtsam või oli kõige tähtsam see, kes tahtis midagi teha, see sai võimaluse teha ja kui me räägime omavalitsuste loomisest, siis esimene töö tegelikult oligi ju nende inimeste leidmine, sest väärtusi ei loo mitte asjad, vaid tegelikult inimesed, et need, kes tahaksid teha, sest oleme ausad, ega oskusi ja teadmusi, kogemusi, kuidas ühte omavalitsust kaasaegses maailmas üles ehitada, kellegi väga palju ei olnud. Kes oli kuskilt kuulnud, võib-olla Ameerika häälest, võib-olla kuskilt lugenud. Selles mõttes oli see väga huvitav ja väga loominguline periood. Kui võrrelda tänasega, siis täna on iga liigutuse kohta, sealhulgas ka omavalitsuses, mitu seadust ja terve pakk igasuguseid reegleid ja tihtipeale inimene nende reeglite rägastikku eksibki ära ja tegelikult sellele kõige tähtsamale inimlikkusele tihtipeale ei leia ka lahendust, sest see ei ole kooskõlas kehtivate reeglitega. Aga tollal oli selle võrra lihtsam, kui oli tahe midagi ära teha, siis istuti laua taga, lepiti kokku ja hakati tegutsema. Kui Teo rääkis, kuidas linn sai maavalitsuse käest, Türi linn maavalitsuse käest sai varasid, siis olles Kareda vallavanem, siis maavalitsusega meil suurt varade mõttes asja ei olnud. Teatavasti maapiirkondades oli ju selle sotsiaalse infrastruktuuri ehk siis kogu selle töökõrvase või välise aja sisustumine ju puhtalt ühismajandite õlgadel. Ja väga palju sõltus tol korral sellest, kuidas olid sellel värskel omavalitsuse hakatisel ja kohalikul ühismajandil või nende juhtidel omavahelised suhted. Ja siin tuleb küll öelda, et tolleaegne oktoobrikoloosi esimees Taso Veere oli igati valmis ja oli näha, et tema mõttemaailm tegelikult liigub juba uutes suundades ja ta saab aru ka sellest või sai aru ka sellest tegelikult, et see protsess enam kunagi tagasi ei pöördu, et omavalitsus on meie tulevik. Mul on ka meeles, kui oli rahareform, siis ühe omavalitsuse omavalitsusliku staatuse kätteandmise piduliku sündmusel, mis langes rahareformiga enam-vähem kokku, ütles üks kohalik ühismajandi juht aktusel, et nüüd on lõpuks ka meie sovhoosil oma vald. Need me võime võrrelda, et ka tegelikult taolist suhtumist oli tol hetkel küll ja küll veel. Aga tegelikult tulles nüüd tänasesse päeva,
20 aastat hiljem, siis ajaloo mõttes on see 20 aastat tõesti väga tühine ajahetk. Ja olles siin ise iga päev nende sündmuste ja arengute keerises, siis tihtipeale me juba paljusid asju ei märka. Me ei märka seda kõige lihtsamat inimlikkust, sest paberivirnad on koormanud töölauad. Aga vaatamata sellele, ma arvan, võime me olla uhked, et 20 aastaga oleme me loonud omale sellise riigi, nagu me oleme tahtnud. Ükski riik ei saa kunagi valmis. Kui ma ütlesin, et me võib-olla ise ei oska seda hästi hinnata, siis kõige paremad eksperdid on siin kindlasti meie sõbrad, kes elavad kuskil piiri taga. Mul on mõned sõbrad Norrast ja Hispaaniast. Sel aasta jaanipäeval käisid mul külas tuttavad Hispaaniast, kes on põlishispaanlased, pole kunagi väljas käinud ja nad hämmastasid, kui hästi on eestlased oma riigi vastu meelestatud. Me sõitsime mööda Eestimaad ringi ja kohtusime paljude erinevate inimestega. Muidugi oli ka siis meie võidupüha aeg, kus lehvis väga palju rahvuslippe, aga ütlesid, et Hispaaniast sellist asja kunagi ei leia, et eestlased on nende hinnangul väga ühtehoidev rahvas. See, kui me omavahel omame eriarvamusi ja erimeelsusi, see käib asja juurde. Nüüd tulles maavanema aega, siis millegipärast on olnud minul õnn või võimalus olla nende asjade juures, mis on väga olulised kogukonnale. Olles Kareda vallavanem, andsime välja Kareda valla loo 3 paksuköitelise koguteose. Olles maavanem, saime me üle aastate ühele poole Järvamaa koguteosega mitmes paksus köites, mis tegelikult ootab nüüd järge, et viia ta siis kaasaegsel tasemele ehk siis internetikeskkonna ja kõigile ka noortele kättesaadavamaks. Meenutada oleks nii mõndagi, aga 20 on alles vähe. Ma usun, et see on olnud keeruline, kuid huvitav aeg, aga kindlasti on veel huvitavamad ajad ees. Ilusat taasiseseisvumise aastapäeva teile kõigile!